on grillimeister. Tänane Killumeistri saade toimub Pärnus Vallikääru Aasal. Meil on siin Auris Rätsep, kes selgitab, miks just peaksid olema minusugused inimesed grillfestile, kuna meie saade on seotud ka natukene grillfesti 20. juubeliga. Tere, Auris! No tere, Sünne ja sinusuguseid inimesi, ma julgen öelda, ei ole õnneks Eestis kuigi palju. Ja enamus eestlasi on ikkagi selle 20 toimumiskorra jooksul grillfestil käinud ja eriti populaarseks on see festival kujunenud nüüd viimasel 8 aastal. Alates 2012 me tulime Pärnusse Vallikääru Aasale. Enne seda me olime 5 aastat Türi lauluväljakul ja enne seda veel mööda Eestit ja üldse alustasime festivaliga 99. aastal. Aga jah, enamik eestlasi on grillfestile siiski aastate jooksul jõudnud, et ma olen siiski imestunud, et sina sugugi mitte, et ma ei tea, kus kohas siis sina grillid ja chillid, aga igal aastal siis juuni 2. nädalavahetusel, jah, see aasta tõsi küll, augusti alguses olude sunnil me grillfesti peame ja seekord nüüd juba tõesti siis 20 toimumiskord ja meil õnnestub pidada see suur ja vägev festival absoluutses täismahus. 20 aastat suurt festivali on olnud naeru, rõõmu, pisaraid ja kõike ja see tuleb üks väga vägev grillipidu ja ma loodan, et kui ikka issanda grillipäike annab meie peade kohal, siis ühel päeval me näeme meie lavadel mitte lihtsalt esinejana, artistina, vaid ikkagi peaesinejana Sünne Valtri bändi ka, eks ole ju. Väga meeldib ja sellest me räägime hiljem edasi vist. Aga me ei ole tulnud siia niisama, vaid me seisame tegelikult konkreetse aparaadi juures ja sa juba ennem põgusalt tutvustasid mulle, et see on valminud 3 pikka aastat. Miks siis ühte aparaati nii kaua on tehtud? No ma arvan, et seda aparaati on vist Türi pritsumeeste poolt planeeritud isegi kauem, aga ma tean, et seda on nüüd aastaid lihvitud, tuunitud, ehitatud ja aparaat on isegi selle kohta vähe öelda, nagu sa isegi näed. See on grillihaagis, siin on suur barbecueahi, siin on ekstra võimas äge gaasigrill, ma pean isegi meeste käest uurima, mida siin kõik ei ole, ma arvan, siin on kuumutus, soenduskapid, siin on pann ja värke külge pandud, nii et grillfestil ja ainult grillfestil saab selliseid iludusi ja toredusi näha. Sellist 1-2 rannapidu ja diskoõhtut võib ju korraldada küll, aga katsu sa teha sellist grillifestivali või sellist rahvapidu, mis elab 20 aastat, on jätkuvalt populaarne ja üha populaarsemaks läheb, et selle ülevalhoidmine on päris keeruline ja arendamine on keeruline, aga inimesed on ise hästi kaasa tulnud ja nagu mina ütlen, siis rahvas teeb ise grillfesti ja Eesti rahvas on grillirahvas ja nii vähe, kui meid on, siis me tegelikult suhtarvus oma rahvaarvuga nii-öelda grillivate inimestena oleme ikkagi absoluutses maailma tipus, nii et on mille üle uhk olla ja elagu grillfest, elagu grillirahvas eestlane ja kõik on oodatud grillfestile iga ilmaga ja alati nüüd ja igavesti grilliaamen selle peale. Kust küll tuli idee siduda omavahel grillfest ja Killumeistri saade? No ma olen aru saanud, et see Killumeistri saade on üks selline rõõmsat inimeste selline hea meelelahutus. Ja eks grillfest ja hea meelelahutus käivad hästi kokku ja ega grillfestil saab ju ka nalja ja pulli ja vigurit ja kõike tehakse ja meil on väga kuulsad esinejaid olnud 20 aasta jooksul. Meil on isegi Maie ja Valdor on esinenud, kunagi ammu ma mäletan Stroomi rannas oli 2001 või 2 või 3, nii et ega huumor ei ole grillfestile kaugeltki mitte võõras. Nii et Killumeistri saade sobib absoluutselt väga hästi grillfestile, nii et tere tulemast vaatama saadet ja tere tulemast grillfestile E-piima Justu lavale, nautimaks saadet ja kahtlemata 20. grillfesti juubelit. Ja ma palun lavale esimese osaleja. Nüüd on särav Sünne Valtri võtnud nõuks üles otsida Eestimaa parimad naljategijad. Algab korralik huumorilahing, kuid milline etteaste on tõeliselt naljakas ja kelle oma toob kaasa vaid piinliku õlakehituse. Uus lustlik anekdoodivõistlus Killumeister alustab peagi muidugi 3. Kas pidi juhtuma see?